hommikul vara, kott on seljas, 20 ketast, vaja läheb 4. Sõber küsib, mis täna skooriks saab, kindlalt -5, esimesel rajal plaks. Ma sihtisin korvi, ausalt vend, aga see kask vist liikus mu ette. Kõik teised naeravad, ilus liim, pole hullu, järgmine läheb kindlalt sisse. Forehand, backhand, hüser või flex, Youtube'is vaadates tundus nii easy ja fresh. Hoovõt ideaalne, ketas käest läheb. Kuhu see nüüd läks? Puu, jälle mingi puu, kes need puud kõik pani siia, ma ei saa aru ju. Üks vise metsa, teine oobi, kolmas läheb korvi alla. Vend, ma olen proovist. Aga tuju on hea, sest järgmine vise võib olla elu parim tead. Täna +10, homme -6, see on discgolf vend. Ja homme olen rajal uuesti. 8 meetrit korv otse ees, 120 meetrit viskan, mis siin raske veel. Keskendu, hinga, pane ära, klõnk, alaraud. Kurat! Tuul võttis, sõber vaatab, mis tuul, lehed isegi ei liigu, ole vaid. Järgmine rada, drive nagu unenägu, täpselt fairway keskel, kõik vaatavad järgi. Ketas lendab, keerab, skipib korvi juurde, nüüd ma kõnnin nagu Macbeth, nagu kõik eelnev polnud minu tehtud. Puu, jälle mingi puu, kes need puu kõik pani siia, ma ei saa aru ju. Üks vise metsa, teine oobi, kolmas läheb korvi alla. Vend, ma olen proovist. Aga tuju on hea, sest järgmine vise võib olla elu parim tead. Täna +10, homme -6, see on discgolf vend. Ja homme olen rajal uuesti. Mul pole uusi kettaid vaja, näen poes uut driverit. Okei, ainult üks, 3 päeva hiljem. Miks mul jälle 6 uut ketast on? Üks liiga stabiilne, teine liiga flipi, kolmas on perfektne. Kuni viskan selle järve, keegi ujuma. Aga siis tuleb see vise, täpselt õige nurk, täpselt õige kõrgus, ketas lendab otse keti poole. Kõik karjuvad ja selle ühe viske pärast unustad need 20 puud, 3 OBD, 4 3 putti ja selle ketta, mis siiamaani järves elab. Sest homme lähme jälle jälle mingi puu, aga ilma nende puudeta poleks meil lugusid ju. Üks päev okei, teine päev birdi, üks asi on kindel. Discgolf on haigus ja ravi pole vaja.